Albert oli alati endale kutsikat tahtnud, nii et ta ootas pikki silmi, millal saaks Pauka varjupaigast koju tuua. Paukast saab maailma parim koer, teatas Albert. Pauka liputas saba ja nuusutas teda oma märja ninaga. Küll ta harjub uue koduga ära, ütles ema, kui Albert Pauka tuppa tõi. Pauka aga ei harjunud kuidagi ära, vaid tegi kogu aeg pahandust. Ta muutus iga päevaga aina sõnakuulmatumaks. Pauka, ei tohi, karjus Albert, kui Pauka diivani peale hüppas ja patjade seest vati välja kiskus. Oota, Pauka, karjatas Albert, kui Pauka läbi köögi kihutas, jättes endas maha mudased jalajäljed. Paha koer, kurjustas Albert. Vaata, mida sa mu kampsuniga tegid. Pauka mõtles välja igasuguseid ulakusi. Ühel päeval otsis ema oma kadunud sokki, kui Pauka tema tuppa tormas. Ta otsis endale mängukaaslast ja kihutas mööda tuba ringi, nii et ema talle lõpuks otsa komistas. Pauka, välja, karjus ema. Kui ta alumisele korrusele jõudis, istus Pauka juba ukse juurde. Tal oli suus midagi lillat ja karvast. See on ju minu kadunud sokk, hüüatas ema. Varsti läks ka isal midagi kaduma. Kas keegi on minu lipsu näinud, küsis ta, kiigates tooli taha ja laua alla. Pauka ajas selle peale kõrvad kikki, ta sibas mööda tuba ringi ja tuli hetke pärast tagasi. Minu lips, hüüdis isa, kui Pauka triibulise lipsu tema jalga ette poetas. Tubli poiss, Pauka, kiitis isa koera patsutades. Pauka leidis voodi alt üles ka Alberti koolitöö ja diivani tagant ema kindad. Ta suutis välja nuhkida isegi kadunud garaaživõtme. Märkamatult oli Paukast saanud terve pere ustav abiline ja tema ulakused olid unustatud. Pauka ei ole üldse sõnakuulmatu, ütles ema. Tal oli lihtsalt tegevust vaja. Detektiivitöö sobib talle imehästi. Me kaotame ju kogu aeg midagi ära, lausus Albert naerdes. Nii et Paukal on vaja vahet pidamata mõistatusi lahendada.